Tere, mina olen Anna-Karoliin Speaksmart koolitaja ja mulle meeldib töötada inimestega, aidates neil üle saada esinemisärevusest ja saada julgemaks ja enesekindlamaks esinejaks. Miks ma seda teen? Tunnistan, et olen ka ise tundnud väga intensiivset esinemisärevust nooremana. Kui ma käisin põhikoolis ja minu väga tore klassijuhataja Vaike saatis mind etluskonkurssidele, muusikavõistlustele ja igale poole mujale, siis oli mul probleeme isegi luulerea suust välja saamisega. Seetõttu, et mu jalad ja käed värisesid nii tugevalt. Ja nii sain ma paljudelt võistluselt väikseid eriauhindu ja diplomeid, aga tõesti mikrofoni käes hoida väga ei suutnud. Minul aitas esinemisärevusest üle saada ja selliseks tüütult aktiivseks esinejaks saada väitlemine, hobi, millega ma tegelesin koolis. Aga esinemisärevus on väga suur probleem väga paljude inimeste jaoks, uuringute kohaselt isegi 75% kõikidest inimestest ja seetõttu väärib see probleem tähelepanu. Mõtlesin jagada ja selgitada ehk esinemisärevuse peamisi põhjuseid, miks üldse esinemisärevus tekib erinevate teadusuuringute alusel, kuna teades, miks midagi tekib, saame me ka töötada selle lahendamise nimel ja see ehk loob ka veidi mõistmist ja seetõttu annab meile võimaluse nende erinevate põhjustega tegeleda. Esinemisärevusel on 2 mehhanismi. Üks neist on selline veidi salajasem, mida me tähele ei pane ja teine on siis meie enda mõtlev aju. Ja räägin neist natuke lihtsustatult mõlemast. Nende kohta saab ka muidugi tarkadest teadusraamatutest juurde lugeda. Kui nüüd mõelda, miks me tunneme ärevust, siis üks esimene mehhanism tuleneb sellest, et selles olukorras on midagi, mida me oleme mingisuguse kogemuse kaudu õppinud seostama või pidama siis ohtlikuks. Nimelt on siis, me omandame ju teadmisi ja kogemusi elu kaudu, elu jooksul ja sageli tekib ärevus seetõttu, et meie aju õpib ära seose mingisuguse stiimuli, see tähendab selles keskkonnas oleva asjaolu ja sellega, et tegemist on millegi ohtlikuga. Oletagem, et teil oli negatiivne kogemus klassiruumis, kui te kunagi oma asju ette kandsite. Õpetaja ütles halvasti, võib-olla klassikaalised naersid või lihtsalt tundsite ennast halvasti. Meie aju õpib erinevate seoste abil, ta otsib seoseid A ja B vahel ja tema arvas, et ahaa, esinemine ohtlik. Ja sealt edasi on tekkinud võib-olla selline ebameeldivustunne, mõni suuline eksam ei läinud hästi ja nii edasi. Ja nii on meile tekkinud alateaduslik seos, et midagi mingites esinemise-olukordades on ohtlikku. See aga tähendab, et sel hetkel, kui me seda stiimulit jälle keskkonnas kohtame, reageerib meie keha samamoodi, proovides meid siis ohtlikuks olukorraks ette valmistada. See aga ei aita kaasa sujuvale esinemisele ja toobki selle ärevuse. Suured sellised ärevuse sümptomid nagu jalgade värisemine, võib-olla meil tuleb siia veri kaela peale või lähme natukene näost roosaks, meie peopesad lähevad kokku, me higistame ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on siis üks ärevuse mehhanism. Teine viis, kuidas me ärevust võib-olla kas mitte ise hullemaks teeme, vaid kuidas siis ärevus veel tekib, tuleb sellest, kui me ise mõtleme selle olukorra otse kui veidi keerukamaks, hullemaks enda jaoks. Kuidas me seda teeme, on see, et me tahame ju esinemiseks valmistuda. Meil on aga tõenäoliselt juba see kergelt negatiivne seos, et see esinemine ei ole meie lemmik. Ja seetõttu tahab meie aju meile head tehes hakata mõtlema, et mis võib minna halvasti ja kuidas selleks valmistuda. Ja seetõttu hakkame me juurdlema oma peas mõtetega, mis kõik võib minna halvasti. Ja sageli need mõtted ei ole meie parimad kaaslased. Me võime mõelda, ma ei oska. Me võime mõelda, et kõik naeravad üle, ma jätan endast lolli mulje, ma olen igav, ma ei meeldi neile, mul läheb sassi ja siis on kõik halvasti. Olgugi, et need tunduvad nagu konstruktiivsed mõtted, siis kui me just ei võta ja ei mõtle, mida ma saan nüüd teha ja päriselt neid lahendusi ellu ei vii, siis selliste mõtete oma peas pidev keerutamine tegelikult ju suurendab meie ärevust, sest meie keha arvates, et meie mõtted on tõesed, sest millele muule ta toetub, hakkab ka siis ärevustunnet tootma, et taaskord selleks ohtlikuks olukorraks valmistuda. Ja seetõttu võib juhtuda, et meie suurim vaenlane ei ole mitte see esinemisolukord, kus enamik inimesi tegelikult meile sõbralikult kaasa elab, vaid meie enda aju, kes on enne pannud paika, et just sellest väiksest esinemisest saab katastroof. Kuigi me teame, et suure tõenäosusega tegelikult ta läheb pigem täitsa mõistlikult. Nüüd võib tunduda, et no aga mis siis peale hakata, et sa oled just kirjeldanud seda, mida ma tunnen, aga nojah, nii on. Et hea uudis on võib-olla see, et tegemist on lihtsalt mõtete ja tunnetega, mis ei ole tõesed ega igavesed. On olukordi, kus me oleme ka varem tundnud ennast väga halvasti, aga me oleme neid olukordi muutnud ja need nüüd võivad olla meile väga lihtsad ja selged.
Uuringud näitavad, et esinemisärevust saab vähendada, mitte päriselt ära kaotada, aga vähendada mõistlikule tasemele nõnda, kui me paneme ennast esinemisolukordadesse, harjutame ja õpime ümber selle, et see esinemisolukord on ohtlik. See, et kunagi õpetaja ütles halvasti ja seetõttu selline võimuolukord tekitab meis ebamugavalt, ei tähenda näiteks, et meie juht ütleb meile halvasti, kui me talle esineme. Või et isegi kui talle meie esinemine ei meeldi, et sellest midagi muud halba juhtuks, sest eriarvamused on loogilised. Just selline exposure therapy, see tähendab samm-sammu haaval selle teema ettevõtmine, ennast sinna kogemusse panemine ja õppimine, et tegelikult pole hullu, ma saan hakkama, on see, kuidas inimesed erinevat sotsiaalset ärevust ületavad, sealhulgas ka esinemist. Mina ise töötan inimestega niimoodi, et me natuke vaatame neid mõtteid, aitame neid tasakaalustada ja harjutame esinemist, õpime ka esinemisoskusi. Selleks, et tunneks ennast eriti enesekindlalt. Mina tean, kuidas hästi esineda. Aga kuidas sa seda ise iganes soovid teha, tegelikult saab esinemisärevust ületada ka siis, kui me harjutame. Kurb asjaolu on see, aga, et kui me tunneme esinemisärevust, siis meie esimene intuitsioon ei ole ju mitte minna igale poole esinema, vaid on esinemist vältida. Ja seega minu suurim soovitus võib-olla on esinemist mitte vältida, vaid väga väikestel turvalistel viisidel hakata esinemisolukordi ette võtma. Kuigi kolleeg võib esimesel koosolekul sind imelikult vaadata, kui sa ütled, jah, mul tegelikult on üks küsimus või veel 3 mõtet, siis see on seda väärt. Ja võib-olla mõne hea tasakaaluka sõbraga koos saab ette võtta ka need natukene negatiivsed mõtted. Soovin teile julgeid esinemisi ja edu selle teema ületamisel, et nagu võib-olla paljud inimese jaoks kunagi oli esimene autosõit maailma kõige hullem kogemus, sest nii palju liiklusmärke oli korraga, siis võib ka avalik esinemine olla praegu midagi õudset, mis aga tulevikus on midagi põnevat, natuke küll ärevat tekitavat, nagu tramm Tallinnas, aga sellegi poolest täiesti tehtavat ja huvitavat sellist ettevõtmist.